Okei, aga mis plaan teil siis selle hoovimajaga oli? Ma nimetan seda hellitlevalt nagu putkaks või onniks. Tegelikult no, seda on päris raske teha sellist väikest maja. Tere! Tere! Minu nimi on siis Keiti. Mina Emil. Aga kas te saate siis täna rääkida meile, mis on siis teie amet ja kuidas te olete meie koolimajaga siis seotud? Mina olen arhitekt ja seotud olen niimoodi, et teie koolimaja arhitekt Uudo Ivask oli minu õpetaja. Esimesel ja teisel kordusel ERKis, praeguse nimega EKA siis, arhitektuuri eriala. Ja juhuslikult ma sattusin siia koolimaja juurde ka aastaid hiljem, kui seda renoveeriti. Ja mind ehitaja palus appi, sest kas tal oli mingi jube maru kiire oli, ta julgenud sellele renoveerimise arhitektile enam uusi ülesandeid panna, ütles, et nüüd Emil on vaja staadioni majake joonistada ja üks väike juurdeehitus ka, et teeme ruttu, et me ise projekteerime, mina joonistan mingi eskiis. Ja mul on niisugune tunne, et ma täna olin esimest korda selles majas sees. Et nii juhtub ka teinekord. Kuidas te üldse tulite selle juurde, et te muutusite arhitektiks? No selle juurde ma tulin niimoodi, et ma ei teadnud, mis see arhitekt teeb tegelikult. Koolis ma mõtlesin, et mis on sisseastumiseks, kelleks saada lõpuklassides. Ühtegi ideed ei olnud. Mul matemaatika ja füüsika mul meeldisid ja ma olin kunstiringis käinud kunagi laste kunstikoolis ja joonistamine meeldis ja siis ma mõtlesin, ohoo, selline eriala nagu arhitektuur, seal on sisseastumiseksamid, matemaatika, füüsika, joonistamine, akvarell, et nagu peaks sobima. Siis ma läksin ettevalmistuskursustele Tallinna Ülikooli juures, siis ta oli peda ja siis nii ta läks. Aga kas siis selle koolimaja ehitamise puhul olid mingid piirangud ka, millega pidi arvestama? No selle väikse juurdeehituse puhul kindlasti, et me tahame, meil on raha nii palju, me tahame nii suurt maja ja see peaks sobima vanaga. Ja aga äkki olid mingid ideed, mida tahtsite teha, aga ei saanud, kuna ma ei tea? Ma ei usu, ma mäletan, et see oli nii lihtne protsess, et ma isegi ei tea, kes selle ehitusloa võttis ja kuidas see protsess käis. Et see pole nagu päris tavaline näide, kuidas asja tehakse. See oli rohkem nagu hädaabitöö siin. Võib-olla see staadioni majake oli isegi huvitavam töö. Seal mul oli mingisugune mõte, mida teha. Okei, aga kas te pidasite nõu ka Uudo Ivaskiga? Vat ei pidanud kahjuks. Selle väga piinlik, aga ei pidanud. Ma arvan, et ehitaja pidas, et tema pidi ju tegema need joonised pärast, et seda saaks ehitada ja kooskõlastada. Ta päris omavoliline see ehitus ei ole, ma usun, et ta ikka luba võeti kuskilt. Nii, aga milline on siis teie arvates üldse see ideaalne koolimaja näiteks, kus teie käiksite või mida teie ehitaksite? See on keerulisem küsimus. See koolimajad on ka muutunud, nagu te ise näete need uuemad koolid, mis on ehitatud, on hoopis teistsugused. Et see õppimine on muutunud, inimesed ei ole muutunud, aga see tarkus, üks annab, õpetaja räägib õpilastele, see pole kuhugi muutunud, aga seda tehakse väga erinevalt, mitte sellise 40 gruppide kaupa, vaid rühmatöö ja iseseisev töö ja võib-olla see gümnaasium juba läheneb ülikooli õppemeetoditele kohati ja see tingib sellise vastava ruumi, et sellises võib-olla päris Mustamäe koolis on keeruline seda läbi viia. Ja aga nagu ehitamise mõttes. No aga see on ka ehitamine, kuidas ruumi jaotus, mis ruumid on, kui suured, mis ruumid, aga muidugi materjalid on ka muutunud, aga eks nad kivist on, mõned on ka puidust koolimajad. Aga mis näiteks värvidega teie tahaksite mingit järgmist koolimajad teha? Minu jaoks on värv selline mitte kõige tähtsam asi hoone juures. Et värvi võib alati üle värvida, et selles mõttes ma ei hakka kunagi värvist pihta. See võib mingi idee olla, et ma mõtlen värvile, aga tähtsamad on ikka see ruumistruktuur ja hoone, kuidas ta püsti seisab. Võtame kas või selle. Okei, aga mis plaan teil siis selle hoovimajaga oli? No sellised, ma nimetan seda hellitlevalt nagu putkaks või onniks. Tegelikult seda on päris raske teha sellist väikest maja, et ta kuuri moodi välja ei näeks või konteiner. Mul ikka mingi arhitektuurne ruumiplaan temaga oli, aga
et väiksel asjal on nii vähe võimalusi ja materjali, et ta peab kuidagi kõnetama seda vaatajat ja kasutajat. Jaa. Okei, aga me tahaksime natuke rohkem teada arhitekti ameti kohta, et mis probleeme te üldse lahendate enda ametis ja nagu mis üldse probleemid tulevad? No kõigepealt ma arvan, et arhitekti ametit võib igati moodi pidada. No, mina olen selline arhitekt, mida tavaliselt arvatakse, mis arhitekt on, et istub oma kontoris ja projekteerib maju. Aga tegelikult mõni arhitekt teeb planeeringuid, mõni arhitekt istub linnavalitsuses, kooskõlastab maju, mõni istub linnavalitsuses, kujundab näiteks Tallinna tuleviku arengustrateegiaid või üldplaneeringuid. Mõni õpetab koolis, on ka arhitekt, õpetab noori arhitekte, et tegelikult arhitekti ametit saab igati moodi pidada. Ja. Aga millise tundega te vaatate üldse neid hooneid, mis teie tegite, et nagu mis teil üldse peast toimub, kui te näete neid? Mis ma ise olen teinud? Või jah, tee oma loodud. Väga tore vaadata neid, aga mõned on nagu tuttavad, aga ega sageli on ka nii, et nad ei sobi enam tänapäeva vajadustele alati. Aga siis ei ole nagu väga raske öelda, et aga siis ehitame ka ringi ja keegi teeb paremini. Me oleme ise ka ringi ehitanud. Nii see asi käib. Aga millised omadused teie arust peaks olema noorel, kes tahab ka arhitektiks saada? No ta peab tahtma saada arhitektiks, sellepärast, et ma arvan, et see õpe on päris pikk ja ma ei taha sellega hirmutada, aga päris nii ei saa, et ma õpin 5 aastat ära ja see olen arhitekt. Et tegelikult see kujunemine ja praktika saamine, et see võtab võib-olla veel teine 5 veel, enne kui inimene arhitektiks saab. Ja siis üks rääkisomadus on see, et sul peab olema väga hea läbirääkija, väga hea suhtleja, sest ei ole sellist asja nagu, maalikunstnik teeb sageli üksi oma kunsti või mõnda ametit saab pidada väga ise, aga arhitekt on seotud väga mitmete teiste osapooltega, kellega ta peab hästi läbi saama. Ja, et siis väga pikk ja oskama teekond. Auku pähe rääkida pahase heas mõttes ja kokkuleppele jõuda ja loobuma oma egost teinekord. Ja see on ikka, vaadake, kui on näiteks praegu on mingi projekt ja alla on kirjutanud, seal ei ole üks arhitekt kunagi, seal on teinekord 10 ja veel insenerid ja ehitajad ja rahastajad ja see seltskond on päris suur, kes projekti juures on. Aga kas on äkki mingi kindel kunst, mida te ise nagu naudite, kui te nagu näete mingit pilti, siis te nagu mõtlete, et vot see kunst, nagu... hea kunst ei pole väga mitme, ma ei mõtle isegi mitte pildid. Ma arvan, et kunst on väga huvitav tänapäeval. Yeah. Aga mis teie soovitaksite näiteks mulle 7. klassi õpilasele, et koolis saaks nagu maksimaalselt kasu? Kasu mille jaoks? Et arhitektiks saada? Ei, nagu üldse. Et mis ma peaksin panema tähele? Tuleb koolis käia kogu aeg ja teha ja muidu ka väljaspool kooli õppida seda, mis sulle meeldib ja tegele sellega kõige rohkem, mis sulle meeldib ja kogu aeg. Ja ma tahtsin enda poolt ka ühte küsimust küsida, et äkki teil oli väiksena mingi amet, kelleks te tahtsite saada, aga lõpuks te saite arhitektiks? Ma ei tea, väiksena ma vist ei mõelnud, aga keskkoolis ma tahtsin saada algul füüsikuks, sest see tundus kuidagi väga huvitav, põnev, aga õnneks ma sain pidama, ma ei läinud seda teed. Minu meelest on keerulisem amet, arhitekti amet on kuidagi ta ei ole nii süvitsi minev ühes vallas, vaid ta on nagu rohkem erinevaid erialasi sünteesi. Aga kas teil on siis siuke nagu häiriv tunne vahest, kui te näete mingid hoonet? Näiteks, et siin on midagi valesti tehtud, näiteks kellegi teise hoone juhul? On ikka juhtunud seda. Ma ei tahaks siin näidet tuua, kellegi näpuga näidata, aga teinekord ma näen, et on kuhu kehitatud maja, mis sinna ei sobi kuidagi. Siis ma hakkan mõtlema, kes nüüd süüdi peaks olema, kas arhitekt, see, kes selle loa andis, võib-olla hoopis oli kuri rahastaja, kes kõik pehmeks rääkis, load sai kuskilt välja, survestas arhitektil on ka vaja raha teenida. Nii et päris nii ei ole, et keegi on süüdi ja kui midagi kehvasti läheb. See on selline kollektiivne õnnetus sageli. Kas tuleb teil siis tihti siuke tunne?
või ei? Vahel tuleb jah, aga see, aga õnnestumine on ka samas kollektiivne, et see kõik need osapooled, keda ma siin nimetasin, need peavad hästi koostööd tegema ja kõik peab õnnestuma, siis tuleb veel hea asi. Kas arhitekt on siis rohkem nagu kunstiline või siis sihuke insener või midagi? Inseneriamet, jah, vaat see ma arvan, et ta kõõlub seal kuskil kahe vahel, aga erinevad arhitektid peavad seda ametit isemoodi. Mõni lähtub väga või tõukub oma töös sellisest kunstilistest kaalutlustest, aga mõni on väga nagu arveametlik, kõik peab olema tal paigas, aga lõpuks sellest korrast ja inseneerilisest täpsusest kujuneb ka mingi nauditav, võib öelda kunst lausa. Nii et seal piiri on seal raske tõmmata ja erinevad arhitektid töötavad eri moodi. Ma arvan, ma olen seal keskel kuskil, võib-olla tundub. Kui külm ei ole, siis räägime veel. Okay.